Tere, Lauri Pihlap, püüdsin su kinni Eesti Laulu salvestustelt. Käisid laval ära, vaatasid ennast ära, kas sa teeksid midagi teistmoodi või kuidas mulje jäi endast? Endast? Ei, mulje jäi hea, et minu jaoks on põhiline sel aastal selle looga, et meie vokaalne sooritus oleks võimalikult hea, selline nagu ta loomulikult olema peab, et meie tehtud töö jõuaks rahvani täpselt nii, nagu meie arvates ta peaks jõudma ja praegu, ütleme, võrreldes eilse õhtuga väikeste parandustega me jõudsime sinnani. Et eks alati on mingisuguseid asju, mida saaks teha nagu veel paremini ja me peame ikka arvestama siin, et on tegemist ju valgusega ja režiiga aga mina olen rahul, nii et kui õhtul läheb samamoodi, siis on kõik hästi. Kas sul on olnud ka mingisuguseid takistusi või seiklusi seoses sellega? Kõik on sujunud ideaalselt siiani? Mingisuguseid seiklusi ei ole otseselt vist olnud, et eks ongi esialgu proovide käigus loksuvad asjad vaikselt paika, alguses on võib-olla mõningad, ma ei ütlekski probleemid, vaid lihtsalt nii-öelda sätitakse ja katsetatakse, et kuidas kõik hästi kõlaks ja välja paistaks. Nii et mingid erilisi seiklusi ega selliseid negatiivseid asju pole olnud, et eilne proov oligi, selleks tehakse proovi, et saaks teha märkmeid ja parandusi ja täna sai need parandused ka realiseeritud. Räägime natuke ka sinu stiilist, et ma vaatasin, et sul oli lava peal selline äge nahktagi, et kas sa hakkad vaikselt selline natuke karmimaks minema stiili poolest või kus see tuli? Eks kõik oleneb vist vaatajatest ja kes kuidas hinnata tahab, et ma ei ole kunagi võib-olla osanud niimoodi kategoriseerida, et mis see minu stiil on, et kõik me saame vanemaks, vastavalt kuidagi stiilitunnetus ka kindlasti muutub, et kui ma siin näiteks Eurolaulul ma vaatan, näiteks 2007, kui me olime Soul Militiaga, et siis loomulikult see oli väheke teine aeg, meie stiil oli sel ajal tunduvalt selline tänavastiililikum või ütleme selline hip-hopilikum ja laiem ja suurem, nii nagu sel hetkel need, ma ei tea, kas trendid olid, et ma ei ole lugenud ennast kunagi selliseks inimeseks, kes teadlikult väga mingite trendidega kaasas käib. Et vastus sinu küsimusele, ma ei ole kindel, et ma teadlikult kuidagi üritan karmim välja näha või lihtsalt mulle tundus see, et meie selline, ütleme, smart casual look, mis meie arvates on, ehk siis selline king ja viigipüks ja viisakalt on lips on kaelas, et selline nahkjope kuidagi sobis sinna, et pintsakut ja vesti on kantud, päris niisama triiksjärgi väel ei tahtnud minna ja tundus hea lukk ja kuna see klappis meil väga hästi, siis tütarlapsed, meie backilauljad Susan ja Dagmar, ütleme, loovad siis balanssi, et Perdil on kikilips ka, et tütarlastel on ikkagi selline õhtukleidi moodi asi, et ma arvan, meil ongi selline smart casual, et midagi väga sellist karmi mina ei näe. Õrn selline, rock'n'rolli touch tundus olevat küll. Ma just eile, kui ma vaatasin seda kogu pilti, siis niimoodi peeglist, et kuna mul on need juuksed ka pähe kasvanud üle pika aja, et siis võiks vaadata täitsa, et ma olen sealt Grease'ist välja hüpanud, selline John Travolta. Räägi nüüd ka sellest, mis sul uus aasta toob, et ehk siis käimasoleva aasta, et sul tuleb ka uus album välja, eks ole? No peab tulema, jah, ma olen sellest nüüd nii pikalt juba rääkinud, et see on mulle endale juba kõige tähtsam, ma ei ole ju päris kindel, kui palju neid inimesi on, loodetavasti mõned on, kes seda albumit ka ootavad peale minu enda, et loodetavasti ikkagi sel aastal ta valmis saab, ma olen ikka suhteliselt lõpusirgel, et on veel 2-3 lugu salvestada, siis on mul materjal olemas, vaja ta lõplikult lihvida kõik need miksimised, masterdamised, ehk siis tehniline terminoloogia. Ja ma arvan, et nüüd hetkel vist ei tohiks kiirustada, et kuna kevad tuleb juba nii suure kiirusega peale, et siis ma ikkagi arvan, et äkki see plaat konkreetselt jääks pigem sinna võib-olla sügisesse, aga et hetke käesolev singel on lootus, olenemata sellest, mis siin konkursil saab, siis see lugu on raadiojaamades ja hakkan vaikselt siis mõtlema, kui konkurss on läbi, et milline oleks minu järgmine singel ja siis vastavalt teha plaane, et kuidas jõuda plaadini, kuidas jõuda esitluskontserditeni ja nii edasi.
aga siis hoia meid kursis uudistega ja hoiame sulle pöialt Eesti Laulule, aitäh! Suur tänu!